No tere jälle siis. Lõpetame siin selle Hornetiga ka ära, et mul on siin tagaratas siis tuppa toodud, mis on musta värvi, sest siia läheb see rehv peale, mis on küll veits kasutatud, aga suhteliselt uus. Ja kuna siin on laager ka siuke roostes ja kole, siis ma võtsin juba uue laagrikomplekti siia, vahetab selle ära. Siis hammakad asjad tõstab sellelt rattalt ümber ja uus rehv jõuab ka varsti kohale, nii et siis saab uue rehvi ka siia. Mul on juba ratas üles tõstetud, et saaks rehvi siis reisi ratta kätte ja rattad töösse viia. Aga ma arvan, ennem kui rehvi jõuab, ma jõuan siin, või noh, ma teen siin ära selle rattalaagri vahetuse. Ma ei tea, millal ta tuleb, ta varsti peaks jõudma. Aga nii kaua on siis tegutsemist midagi või tegemist, et saab selle siin ära teha. See on siin päris kinni. Ja jah, paneme selle uue. Esilaager oli korras, selle ma kontrollisin siis üle, kui mul olid amordid maas. Et seda ma ei tellinud praegu. Või noh, ei vaheta ära esirattalaagreid, pole vaja. Aga jah, alustan sellega siis. Nii, ratta poolel on siis mõlemad laagrid vahetatud, ilusad uued on sees siin, sellega on korras, see on valmis minema töösse, esiratta võtsin ka küljest ära, uus tutikas rehv jõudis kohale, selle viime nüüd need töösse ja jäi veel siin see hammasratta flantsi laager siis, et siin uus laager ja uus tihend on olemas, need paneme siis, kui on need töös. Vot, ega rohkem praegu olegi. Nüüd on lihtsalt vaja sõita sinna, kus neid vahetatakse. Nii kerge ongi. Lähen vaatame, kes ära teeb. Ja siis äkki saab täna päeva peale kätte. Mulle siin nii kaua saan siis teha veel seda rattalaagrit või seda flansilaagrit. Ja tegelikult ma võtan karpad ka maha, sest et ta kuidagi puterdab. Ta ei taha päris hästi käia. Puhastaks karpad ka veel ära siin, et saaks hästi käima selle pilli. Et praegu ta ei ole veel siuke, ei taha veel müüki panna, kui ta ei tööta hästi, ei lähe pöördesse normaalselt. Et jah, siis ongi. Järgmiseks ma juba võtan siin seda lihtsalt, neid asju maha. Ma panen kaamera filmima ja tuleb karpa maha. Vot, aga lähme siis töökotta kuskile. Ja mis meil siin nüüd laua peal siis on? Must ratas, vana rehv. Valge ratas, uus rehv. Et selles mõttes jah, ja seal on siis valge ratas koos uue esirehviga. Et lähebki nii, et lähevad hoopis valged rattad alla, sest et viisin töökotta ära rattad, järgmine päev helistatakse, et ma viisin 16-tollise ratta ja 17-tollise rehvi. Ehk siis mustad väljed on vanema Horneti omad, kus oli siis veel esiratas 16 tolli. Et hilisemalt tulid nad 17-tollise rattaga, aga õnneks pole hullu selles mõttes, et valged äkki sobivadki paremini. Nad tunduvad päris heas korras kalad. Et ma tõstingi nüüd musta vilje pealt või ratta pealt laagrid ümber siis valgele. Siin on uued laagrid sees ja samuti on siis ka siin uus laager sees. Et see nüüd läheb siia ratta külge ja paneme selle keskmise selle flansi või selle siia nippariga kinni. Et jah, sellega on hästi. Ja mis veel? Ja siis, siin esirattal polnud vaja uusi laagreid, sellel on. Need laagrid tulevad homme, nii et siis ootame, kui need jõuavad. Aga siin ma sain juba pidurikettad ümber tõsta, vanad laagrid, tihendid välja võtta, siis saab sellega alla panna. Ja ega siin rohkem polegi, et ma saan karpa maha kiskuda ja siis on hästi, et jah, saab uued rehvid alla, päris hea, mõnus ja lähme siis, jah, siis lähe kuskile. Sõitma lähme loodetavasti, kui saab nüüd käima ka normaalselt, et ta ilusti lõpuni pöördust läheks. Aga jah, praegu, mis ma teen praegu? Tagaratas alla, karpa maha, korras.
teeme karpad puhtaks. Karpa sai nüüd ära puhastatud, ratas käis õues. Karpa ei olnud väga must, aga käib palju paremini. Ei ole enam seda sihukest imelikku jõnksu vahepeal, kus ta nagu koguks endale hoogu või seda, et ta jääb mingi 5000-6000 vahel korra mõtlema ja siis läheb lõpuni. Nüüd tundus küll, et käis täiesti ilusti, aga ma proovisõitu ei saanud teha, sest et esiratas oli ilma pidurikettasteta. Sest et kui ma hakkasin siia pidurikettaid külge panema, siis tuli välja, et 17 oli selle rattale ei sobi, 16 oli see pidurikettad. Õnneks oli mul kohe uuest võtta, teine see, kus sai isegi värskemad kettad. See on korras, laagrid said sisse, uued tutikad. Nii et ratas korras, see võib alla minna. Siis ma lasin ta nüüd jälle siin õues soojaks just ennem kui sisse asin, et saaks õli ära vahetada. Praegu ongi siis ruttu ratas alla tõstukile. Ja jah, ülejäänud tööd siis. Kett pingutada, eest kinni panna, piduri vedelikud vist vahetada. Siin ma vist ei teinud neid. Ma ei mäleta enam, mis ma teinud olen, mis ma teinud ei ole. Nii et eks jooksvalt vaatame. Aga jah, praegu siis ratas ruttu alla, tõstukile soe õli välja, uus õli sisse ja jätkame. Ma ei tea, mis juttu ma siin ajasin, et õli välja vaja. Õli on juba uus sees ju, sest ma vahetasin mootori kaanet siin ära. Piduri vedelikud vahetasin ka ära. Ma olen nii meelte segaduses, ma ei tea enam, mis mul siin on. Et ma teengi siin selle juppe ootan, teist ratast samal ajal teen, siis on nad kordamööda sees. Mõnikord on mõlemad, üks on tõstukil, teine seal taga. Ehk siis Dugatiga samal ajal ma teen seda. Et jah, natukene hakkab sassi, aga pole hullu selles mõttes, et nüüd on Hornet valmis. Et siin on kõik hea, kõik vedelikud vahetatud, kõik rehvid, taga ei ole uus, aga väga heas korras. Ees on tutar, siia läks uus heebel, sest et teine oli paindes, ta oli hästi ligidal siin, jumala halb oli vahetada käike ja sidurit tõmmata sisse. Samamoodi see valmis nüüd lõpuks, nüüd lähme, kui ilm lubab, lähme teeme pildid. Ja ongi hea, ma proovin, ma vaatan, äkki ma filmin midagi, võib-olla arvatavasti ei filmi, aga pärast siis muljetan. GoPro ikka filmib, ma filmin siis kas või seda sõitu. Sõidu ajal ma arvan, midagi rääkima ei hakka seal, pärast muljetan siis lihtsalt ongi klipid, kus ma sellega sõidan pildistama, teen pildid ära ja müüki. Siis on super. Vot, aga jah, lähme sõitma.
Hornetiga sõidus käidud. Sain kohe siin natuke kiiremini sõites sai aru, et lenksulaagrid on läbi. Miks ma seda ei kontrollinud, kui mul nina maast lahti oli? Ärge küsige mult seda. Aga jah, ma nüüd ajasin siia sisse, pukkides siin ennem üles lenksulaagrid täiesti keskelt jumala suure lõtkuga. Et hästi vastik oli sõita. Hästi jäik või siuke lenksu tõmbas hästi jäigaks. Ja veel, mis oli veits häiriv, on see, et piduripedaal on liiga kõrgel, halba vajutada. Et see oleks ka vaja ära teha. Aga ülejäänud on jumal hea. Nüüd on pildid tehtud. Ma saan kuulutuse valmis teha. Ja jah, eks vaatab, kuidas läheb. Kui see video välja tuleb, siis on juba kuulutus nagunii olemas. All on descriptionis link ka siis. Ja vot, nii ongi. Ratas on põhimõtteliselt. Siis, kui keegi seda ostnud läheb, siis on juba kõik nagunii tehtud. Et jah, vaatame, kas keegi tuleb. Loodame, et tuleb. Aga muidu täitsa okei. Täitsa mõnus. Et valged väljad on siin täitsa okeid ka all. Et ei ole midagi hullu. Et muidugi kuulutus on natuke paremini näha pilte ja asju seal igast küljest siis. Aga praegu on hästi. Vot, ma ei lõpeta seda osa vist ära. Järgmine hetk teeme lenksulaagreid. Ma loodan, et ma saan need kuskilt kiirelt, aga täna on reede. Nii et natuke jama. Aga vaatab. Davai. Lähme otsima laagreid. Teeme natuke juttu ka. Laagrid on käes, midagi siin erilist polnud. Selle sai siit vaikselt välja pekstud, ei teinud vigasi midagi, sai täitsa hästi kätte. Sest see hoidis oli ka siin all veel kaitses siis seda pinda, kui ma siia vahe sisse sain vaikselt lüüa. Ja siis ega jah, sellega algul sai siuksega natuke siuke ots on natukene kitsam ja läheb laiemaks. Sellega sai vahe sisse ja siis hiljem sai siuksega juba aidatud. Põhimõtteliselt oligi vastu seda siis vaja siia peksta. Et see oli siin plaks küljes. Ja jah, põhimõtteliselt on siin kuullaagrid, mis on siis arvatavasti tehase omad ka veel. Et siin on näha, äkki on natuke siin igal pool jõnksud ja siit on natuke mingi rooste läinud või siuke juba hakanud elu elama. Võib-olla on näha, võib-olla ei ole, aga siin on igal pool siuksed täkked sees ja see on alumine ja see siis. Ja see kumb see on ülemine, see on ka alumine siis jah. Et siin on samamoodi on näha, et siuksed, kui ta nüüd ära fokuseeriks, et siin on jah, jõnksud on sees. Ja jah, tänapäeval, kui just Pets ei telli kuullaagreid, siis tulevad kõik, need on vist rull-laagriteks siis kutsutakse. Et tänapäeval on enamasti sellised, et kuullaagreid ma ei olegi näinud siin kuskile lenksulaagritesse. Et jah, siuke süsteem, mis on siis, see läheb alla, selle alt sisse sinna ja laagrid vastu ja hakkavad siin lihtsalt keerlema. Kui siis praegu oli niimoodi, et see oli siin peal ja siis see veel omakorda siin peal. Et jah. Et siuke väike jutt siin, et midagi keerust siin ei ole. Nüüd tagasi läheb samamoodi, et kumb alla läheb. See läheb alla. Ei lähe see alla. See läheb alla, jah, loogiline. See on suurem. See läheb alla. Ennem küll ka siit see kate paika. Ja siis ma aitangi põhimõtteliselt lihtsalt. Panen selle siia peale. Ja siis ta täpselt on siin vahe sees. Ja vaikselt toksin siit selle paika tagasi. Enne mõlitan kõik ära. Laagrid määrin ka korralikult peopesast määret täis, et need oleks hästi määritud siis. Ja siis läheb tagasi kokku. Et nii kerge ongi. Ja. Tehasest tulevad kuullaagrid. Ja uued on siis rull-laagrid. Vaevalt keegi neid vahetanud on. Spets telling kuullaagrid. Et jah, 2001 aastast on siis need laagrid siin sees olnud. On aeg vahetada.
Ja saigi ratas valmis. Rohkem juttu polegi. Et jah, ma võtsin veel korra lahti ka. Ma panin kokku lenksud asjad siin ülevalt, ennem kui Mordid ja rattad alla sai või ratta. Ja liiga pingul oli, liiga tuuga oli see lenks. Ja siis ma võtsin ta korra veel lahti, seda ma ei filminud, sest ma juba tõstsin kaamera ära. Aga jah, siis tegin lahti korra ja võtsin seda pinget maha. Siin on nii vastik on seda teha, sest et siit vahelt on natuke näha, et neid, kus see ava on, siit väga ei saa, ega ma ei proovinud ka. Oleks võinud proovida võib-olla mingi õhema asjaga seal natuke pingutada peale. Teoorias saaks, aga polnud mõtet. Nii kaua see lahti ka ei tule, et mõned asjad eest ära võtta ja sai. Aga lihtsalt on natuke vastik on seda kontrollida, seda pinksust, kui ma pean nii palju asju kokku laduma ja siis lahti võtma, et jälle paremaks saada. Aga jah, põhimõtteliselt ikka midagi. Hornet täitsa valmis, kõik on hea, sõidab, töötab, mõnus, valmis, korras. Ma ei oska midagi rohkem öelda. Aga davai. Müügikuulutus on olemas, selle panen jälle siia descriptionisse alla. Kui põhimõtteliselt, kui see müüdud on selleks ajaks, kui see video välja tuleb, siis ma panen descriptionisse, et see on müüdud lihtsalt. Ja nii kerge ongi, aga ma ei tea, eks näis, kas keegi ostab või mitte. Praegu ongi siis korras. Davai, tšau siis!